Jussi ja Jassi piparkoogimaja. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekas.ee. Just, kas sellel aastal tulevad ka päkapikud? Ma ei tea, eelmisel aastal nad käisid küll. Ma tahaks, et nad ikka kindlasti tuleksid. No siis tuleks teha midagi sellist, et nad tahaksid meie juures käia. Ehitame neile oma kodu. Kuidas, millise? Teeme piparkoogimaja. Päkapikud elavad piparkoogimajades. Võib-olla tõesti, aga siis on meil piparkoogitaigend vaja. Ema, kas meil piparkoogitaigend on? Jass, hetkel on ju alles november. Piparkoogi aeg ei ole veel kätte jõudnud. Aga meil on kohe vaja, et me jõuaks päkapikkudele maja valmis ehitada. Kui nad meie juures hakkavad käima, siis on neid vaja kohta, kus jalgu puhata. Ah soo, no siis on teine asi. Ma kohe küsin isa käest. Mihkel, palun, kas sa teeksid poistele natuke piparkoogitaigent? Miks ka mitte, aga poisid, te olete juba nii suured, et tulge mulle appi. Kas ma põlle panen ka ette? See on hea mõte, meil tuleb ju palju siirupi ja jahuga mässamist. Juba tuleme! Kõigepealt kuumutan pliidi peal suure paki võid, klaasi tumedat siirupit ja klaasi suhkrut keemiseni. Suhkru asemel võib panna ka mett. Segan seda kogu aeg ja panen juurde palju vürtsikaid maitseaineid, kaneeli, ingverit, nelki, pomerantsi. Veel lihtsam on panna valmis piparkoogi maitseainet. Kui segu on keema läinud, siis tuleb oodata, et see jahtuks. See võtab tunnikese aega ja senikaua võib mängima minna. Nüüd tuleb munad juurde segada. Paneme ikka neid pääsukese märgiga mune. Mulle meeldib, kui mikserdega, aga käsiti on ka tore. Kõige lõpuks jahu ja sooda, et taigen natuke kerkiks ka. Sooda tuleb kindlasti enne lisamist jahuga segada, et ta hästi taignaga seguneks. Kui taigen on valmis, siis teeda mitmeks tükiks. Katsuta õhukeseks ja keera kile sisse. Niimoodi muutub taigen kiiremini tahkeks ja saad hakata rutem piparkooke tegema. Igal juhul tuleb taigen nüüd külmikusse panna ja siis saab jälle natukeks mängima minna. Ei saa, meil on vaja ju piparkoogimaja tüki välja lõigata. Vaata, otsaseinad, küljeseinad, uks, katusetükid, korstnatükid ja maja alus. Mina hakkan igal juhul taigen rullima. Jass, võta palun ahjuplaadid välja. Kohe võtan ja piitsarõikuri võtan majatükkide väljalõikamiseks ka. Näe, ma leidsin sahtlist looma ja kuusekujulisi vorme. Nii lahe, teeme õue loomi ja puid. Paneme kõigepealt maja ahju. Paneme jah, ma tahan taimerit panna. Palju ma panen? Keera 200 kraadi ja 8 minutit. Aga millega ma maja kinni klepime, kas liimiga? Liimiga ikka, aga suhkruliimiga. Paneme suhkrule siirupit juurde, kuumutame pannil ja ongi valmis. Las mina segan glasuuri. Pane mulle munavalge ja tuhk suhkur valmis. Ma tahaksin teist värvi glasuuri ka. Teeme peedimahlaga roosat, mustikaga sinist ja porgandiga kollast. Ma liimin nüüd maja kokku. Ja mina loomad. Kaunistame nüüd kõik ära. Tee sina maja ning mina teen kõik teised asjad. Kaunistame nende värviliste asjadega, mida ema torti peale paneb. Jass, need on nonparellid ja kuuse peale pane kindlasti hõbekuulikesed. Las ma põistan lund ka peale. Nüüd on vaja jälle paar tundi oodata, et glasuur ära kuivaks. Ma saan senikaua mõne kaunistamata piparkoogi ära. Mis teeb see päkapikk? Mis teeb see väike päkapikk? Mis teeb see päkapikk? Ta
saia küpsetab. Ta saiapätsi küpsetab, ta saia küpsetab. Mis maksab saiapäts? Mis maksab väike saiapäts? Mis maksab saiapäts? 3 pikka paid, 3 hästi pikka paid, 3 pikka paid. Mulle tundub, et ma tunnen saialõhna. Mina ka. Tead, ma arvan, et Täkapikk on juba kohale jõudnud. Väga tore õhtu. Teeme ühe suure kalli. Teeme jah. Elas kordaks muinasjutt sai läbi.